Juku-Kalle Raid, ütle mulle palun, mida sa Alar Karisele ütlesid, et ta ei taha enam presidendiks kandideerida? Ma painasin teda sellepärast, et juba enne, kui ta presidendiks sai, jäi ta keskusel ühe artikli võlgu. Ja ma arvan, et kuna ta ei taha seda artiklit ära kirjutada, siis ta ei kandideeri ka enam presidendiks, sest et kokkulepe oli, et sel ajal, kui ta president on, kirjutab ta selle artikli ära. Ei ole mitte niimoodi, et istu nüüd 5 aastat tees artikkel valmis ja siis 5 aasta pärast valime siis uuesti teist korda. Sellist kokkulepet ei sündinud. No aga see võis talle kõlada niimoodi igal juhul. Aga tegelikult sina pead teadma, sa oled Riigikogu liige. Miks Alar Karis ei taha, ei viitsi, ei jaksa või ta vaatas, et ei valita ära? No Riigikogus teda poleks valitud, kui põllu peale läheb, siis ju ei tea keegi, aga ma arvan, et mulle kuidagi meenub, et ta ärples juba enne, kui ta esimest korda valiti umbes oma sõprade ja sugulaste ees, et see on ühekordne, et rohkem ta seda ei tee. Ma arvan, ta tegi triksterit, ta kiusas lihtsalt kõiki poliitikuid, mingid 101 inimest pluss siis igasuguseid juhtumid ja jubinaid sellega, et sõitis mööda maad ringi ja kõik nägi välja, nagu ta teeks trenni, eks ole, et valmistada lõpuspurdiks. Aga ma arvan, tal ei pruukinudki, ilmselt tal ei olnudki see üldse peas. Et Alar Karise kiituseks peab ütlema ju seda, et tal on väga hea muusikaline maitse. Kuulab punki? Ei kuula punki. Džassi? Ei, ma näed jälle mõtled, ta kuulab igast muusikat, aga ma tegin Kuku raadios mõned aastad tagasi siukese saate, mis kestis umbes 4 tundi nagu presidentide disko, kus osalesid kõik käibel olnud presidendid, kes olid elus, ka Arnold Rüütel, eks ole ju, Toomas Hendrik Ilves, Kersti Kaljulaid, Alar Karis. Ja kui Ilves üllatas mind sellise klassikalise muusika lähenemisega, sa ise laula olid. Rüütel ei pakkunud mingeid üllatusi, sealt tulid kõik need Saaremaa lood ära koos pateetilise tekstiga kodukandja olulisusest, mis oli omaette väga punk ja lahe. Siis Ilves lähenes läbi klassikalise muusika, Kersti mängis igast suvalist poppi ja ma ei tea kõik, segi läbi, aga Alar minule suureks üllatuseks ja hea meeleks lasi ta siukest muusikat, mida ma oleks ise hea meelega lasknud, ühesõnaga kõik võimalikku proge. Jetra Tallis, Gentle Chanting, see oli nii kuradi lahe. Kes ei viitsib proge kuulata? See on mingi keeruline ja raske. Mina. Ja mul on väga palju sõpru, kes proge kuulavad väga hea meelega, nii et ära alahinda keerulisuse jõudu. Muide, sa nimetasid ära suure osa Eesti presidentides olnud inimesi ja on kummaline nähtus, et meil kuidagi, selle ajal, kui nad presidendist, eks ole, oma ametis on, ei pruugi nad olla kõige populaarsemad. See, et Lennart Merist on selline müüt nüüd tekkinud. Ta sai jubedalt peksa ju. Ta sai kogu aeg sai peksa, ta üldse ei meeldinud inimestele, eks ole. Aga kui nüüd tagantjärele vaadata, siis on nad kõik olnud oma ajas päris head presidendid, isegi need inimesed, kes kakkusid juukseid Arnold Rüütli presidendiks saamisel ja neid oli, mida me häbeneme. Paljud nütsid. Ma mäletan, et kui Arnold Rüütel sai presidendiks, siis mõtlesin, et kurat küll ja siirdusin koos sõpradega Raekoja platsis, kui veel pilti oli siukene viinapood. Siirdusime viinapoodi ja ostsin väikese veera viinapudeli, mõtlesime, et joome selle lihtsalt Raekoja platsil suurest kurvastusest ära. Ja oli juba järjekord seal ja siis küsis müüja kaastundlikult, kas kah uue presidendi pärast. Nii ma ei olnud nagu esimene. Aga pärast ei olnud midagi nii väga hullu, eks ole. Pigem, isegi Rüütli võimekuses ei kahelnud keegi. Ma arvan, et pigem oli see, et Lenini ordeni kavaler ja vana kommar, et see kuidagi ei läinud selle, vähemalt minu unistuste Eestiga sugugi kokku. Ja, aga nüüd tagantjärele, eks ole, isegi tema toonased suured oponendid tunnistavad, et oma ajas oli Rüütel täiesti okei president. No ja, meil on üsna hästi läinud, kuigi Rüütel, ma ei tea, tal oli, minu meelest Rüütlit iseloomustab kõige paremini tema enda lause, mille ta ütles ükskord Rapla kultuurimajas, mis on mul kenasti lindil. Ma kasutasin seda kunagi Kuku raadios oma saate kõllina, kuni peatoimetaja käskis ära koristada. Milleks, et see on ju Rüütel ise, kes ütleb ja see lause oli nii, et keegi küsis talt küsimus pole tähtis, aga vastus oli põhimõtteliselt nõus nii seda kui teist, aga üldiselt mitte. Ja kõik on saanud vastatud ja kõik on rahul, eks ole, igaüks on saanud selle, mida ta on oodanud. No see võtab tavaliselt aega, eks ole ju natukene, et see päris nii ei ole, et kui president pukist lendab, siis hakatakse teda paravalt armastama, et see võtab aega, sest mulle tundub, et Kerstit ei ole veel armastama, teda ei ole veel rahva armastust tabanud, aga ma olen suhteliselt kindel, et ta on sinna poole teel. No ülejäänud presidendid on natukene kiiremini pensioneerunud.
Seda ka. Et ja siis kui inimene ei ole enam aktiivselt pildil, siis see armastus kuidagi nagu tuleb kiiremini. Tuleb ikka, muidugi. Ta nagu tundub ohutu see inimene, kes ei ole aktiivselt pildil. Ei kandideeri jälle. Et jumala eest oma nina ei topi, siis võib armastada küll. Tuleme nüüd eilsest päevast homsesse. Kelle poolt sina presidendi valimiste esimeses voorus hääletad? Me ei tea ju veel seda. Kuidas sa ei tea? No, praeguseks peaks ta... Ma just vaatasin, muide, sotsid käisid välja Ülle Madise kandidatuuri vist esimestena. Ja mulle hetkel kuidagi tundub... Ülle Madis läheb sõrad vastu ju. Olete aga sellest rääkinud? Ma olin eile tema juures, tema büroos. Eile ehk siis juunikuu viimasel päeval, täna on 1. juuli. Jah. Et istusime seal terrassil, ajasime juttu ja siis Ülle... oli niisugune võbelev. Talle vist väga see idee ei meeldi. Ma saan aru, et ta põhimõtteliselt ütles ta midagi siukest, mitte nüüd sõna-sõnalt, aga mille mõte oli selline, et ta on veel täies elujõus vana inimene, eks ole, et miks ta peaks sinna minema kuhugi taburetile, mis on sammaldunud. No see on niisugune interpretatsioon. Aga mida ta ütles siukse, ütleme heatahtliku muigaga, aga kuule, et sa peaksid teadma, et Hussaril pidada olema terve list presidendi kandidaatidest. Ma ütlesin, et igal inimesel võib olla list inimestest, kes tahavad presidendiks saada. Mulle tarvitseb minna vaid hullumaja väravatesse, panna esimesed 100 inimest kirja ja on ka list. Kas ma sellest nüüd saan ikkagi õigesti aru, et tegelikult kõik erakonnad pingutavad, et valida Riigikogus president ära, sellepärast, et siis, kui minnakse valimiskokku, seda vist ei olegi võimalik välja arvutada, kuidas need jõujooned täpselt lähevad? No seda näitab ju ajalugu, sest minu mälu järgi sai Ilves peale Rüütlit, kes proovis ju teist ametiaega endale kahmata. See oli just valijate kogus seal teisel katsel oli just 1 hääle erinevus. 2 oli minu meelest, kusjuures ma olin Allan Alakülaga rõdul, me olime esimesed inimesed, kes nägid tulemuse ära, siis me nägime, kui palju oli neid hääli veel jäänud või neid lehti jäänud, eks ole, kui loeti. See oli ülinampikas. Et seal ei tea jah, et selles mõttes see on nagu, teises küljes on šikim kui jalgpalli maailmameistrivõistlused, eks ole, kui nii napikaks läheb, viimase minuti värk. Et kes penalti teab, kes penalti sisse lööb ja kes ära puterdab. Aga tegelikult ongi juhtunud ainult 1 kord, kui Riigikogus president ära valiti. Ja see on see, kui Toomas Hendrik Ilves kandideeris teiseks ametiajaks. Alati, muidu on põllale läinud see. Nii et põllu peal on muidugi traditsioone küll ja veel, aga minule tundub see ka kuidagi ebamõistlik. Jaak Valge ütles lause, mida ei saa nüüd ka rumalaks pidada, et valijate kogu seal on rohkem inimesi, neid on nagu igast maitsenukast ja maanukast ja igalt poolt, et valijate kogu valitud presidendil on kindlasti rahva seas niisugune, ütleme, mentaalne toetus suurem. Et Riigikogu presidendi puhul jääb kindlasti niisugune tunne, et Raipet sokerdasid ära, et ise on ebapopulaarsed ja vastikud, eks ole, ja siis valisid meile veel presidendi ka. Võimalikult meeldiva inimesed. Meie valisime teile. Ja. Aga tegelikult, kui ratsionaalselt võtta, siis peaks muidugi selle Riigikogus ära valima. Aga tegelikult seal on ka penaltite mäng. Muide, miks sa ise ei kandideeri? Vanus annab sul välja, eks ole. Seal juures oleks sa suhteliselt odav riigi ülal pidada. Ülikondade peale sul väga palju raha ei kulu. Juuksuri peale väga palju ei kulu. Abikaasat sul vähemalt ametlikult minu teada ei ole, eks ole. Ühe institutsiooni võime kohe kõrvale tõsta. Ja mis peamine, sa saad inimestega hästi läbi? Toomas Hendrik Ilves ütles, et minust võiks saada järgmine president ja ma sain aru, et ta teeb mingit eriti lolli nalja. Ma ei teadnud sellest mitte midagi, ma praegu täiesti siiralt. Ta ütles seda mulle ükskord, ta tuli mulle Patarei vanglasse sünnipäevale. Siis tal tuli niisugune meeleolu peale. Tal tekkis idee. Jumal saatis talle mõtte. Vangla seinte vahele? Ja vangla hoovi isegi. Miks sa ei kandideeri? Ei, see ei ole, issand jumal, sa jahmatad mind selle küsimuse kaudelt öeldes, ma ei oska sellele vastata. Aga muide, kõik see, mida ma ütlesin, on tõsi. Muuhulgas ka see on tõsi, et sa saad inimestega väga hästi läbi. Ütle mulle palun, kuidas sul see õnnestub? Kõikidega ei saa. Ikkagi ei saa kõikidega. Ma just tahtsin küsida, kuidas see sul õnnestub, eriti praegusel ajal, kus selline demonstratiiv ja solidaarsus solvumine kuulub poliitilise mängu juurde. Kuulub igapäeva elu juurde. See on trendikas isegi, et inimene, kes pidevalt millegi peale solvunud ei ole, see on nagu ühiskonnas kuidagi valesti aru saanud. Et minul ei meeldi solvuda, et
Pole eriti kunagi meeldinud suluda. Ei, no, mitte et nad ei saa läbi. Koridoris vastu tuleb kuskil Riigikogus, siis on kõik siuksed toredad ja nunnud. Aga siin on igased indiviide EKRE-st ja Keskerakonnast, kes kirjutavad minust hea meelega igasugust, mida sülg suhu toob. See on siis see, mida nad kirjutavad, kas siis uues uudises või sotsiaalmeedias. Aga kui koridorist tulevad vastu, siis on kõik okei, tere. Ja ma just tahtsin küsida, et tegelikult ju, kui kaamera kinni panna või kui Facebook kinni panna rubilnikust välja tõmmata, eks ole, siis on tegelikult kõik poliitikud ju, eriti Riigikogus on ju kolleegid ja isegi sõbrad. Sõpruse kohta ma küll ei oska öelda, aga nii palju on meie poliitikas ikkagi tervet mõistust olnud, et ma ei mäleta siukest raginat. Kusjuures ma olen Riigikogu ümber ja selle seest tolgendanud 93. aastast, et mind lasi sinna Mart Laar tingimusel, et ma ei kirjuta sellest, mida ma näen Eesti riigi loomisest. See oli ju, eks ole, teine aasta Eesti riiki ja siis paljud seadused vastu võtmata, kõik tegemata, et seal käis öö ja päev läbi hull andmine. Ma ei kirjuta sellest, mida ma näen, mitte ühtegi sõna ajalehte Post, kus ma parasjagu töötasin, et siis ma saan ühe kaardi, millega ma saan Riigikokku hulkuma, nii nagu ise tahan. Siis ma pidasin sõna ja ei kirjutanud ajalehte Post mitte ühtegi sõna, mida ma seal nägin. Aga see oli kepsakas. See oli ikka väga kepsakas. Laudade peal tantsimisest kuni kõikvõimalike muude pahandusteni, aga vähemalt toona 90-ndate algus kuulus see sellise parlamentaarse elu juurde. Vaata, inimesed olid noored, koosseisud olid ju palju nooremad. Olid. Ikka vist olid, jah? Kõvasti nooremad ja kes oli vanemad nagu Jaan Kross, teed lõid käega, eks ole, pärast teist kuud ütlesid, et kuule, panen koju ja kirjuta neid raamatud edasi, eks ole juba joodud ka. Ja siis oli see, et vaidlust jätkus hästi kõvasti ja ikka puhvetis ja tarbides igasuguseid karastusjooke ja see oli ikkagi väga naljakas, väga vaimukas ja ütleme, ta oli mõnes mõttes nagu Monty Pythonlik, aga huvitaval kombel hästi efektiivne. Tähendab, see ikkagi nägi niimoodi välja, et opositsiooni ja koalitsiooni vaheline piir oli tunduvalt hägusam kui praegu, et õhtul istusid erinevate vaadetega inimesed, istusid laua taha, võtsid kasti, võib-olla 2 õlut, puhvetipidajad läksid ammu ära, eks ole, jätsid, külmkapp te teate ju, kus on, eks ole, et hommikul loeme pudelid üle, see küll ta siis klaarita, eks ole, ja siis hommikuks võib-olla oli siis oligi jõutud või siis joodud ennast keskpõrandale kokku. Ja, aga see asi oli ka niimoodi, et polnud võimalik veel maailmavaadet üle kakelda, ega nad ei olnud kristalliseerunud ausalt öeldes. Et kui sul on enam-vähem, ütleme, riigist on valmis pool vundament ja äkki või üks sein. Ei midagi ei ole valmis, sul on valmis, eks ole, ametlik rahvusvaheline nimi ja lipp põhimõtteliselt. Mõmmigi ei olnud, põhiseadust putitati ja Adams ja Hänni ja kes seal olid, aga midagi ei olnud valmis, et selleks, et hakata tubade pärast lamenti lööma või kaklema või üksteisel silmi siniseks lööma vähemalt avalikult, eks ole, selleks peab ikka olema kõigepealt maja valmis, kus sees on toad. Tuleme praegusesse päeva korraks tagasi. Ikkagi selles mõttes te saate Riigikogus hästi läbi, et su hea kolleeg Varro Vooglaid võib küll pildistada, eks ole, kuidas sa parajasti tukud. Ma ei tea, kas tema pildistas seda, kuidas tema pildistas minu õlut, õlleklaasi pildistas ja tuli hiilis laua juurde, mis on seal mingi seltskonna ja küsi viisakalt, kas tohib foto teha. Et sa tahad mu õlut pildistada või ma ei tea, et kui sul on selline huvi, eks sa pildistadaks minu õlut. Ja siis ta saatis selle sinna EKRE häälekandjasse selle pildi, aga ma pärast nagu kooli kiusasin Vooglaidu vastu ikka päris kõvasti, et iga kord, kui ma kuskil õlle võtsin, siis ma tegin viivitamatult foto ja saatsin talle Riigikogu meilile, et kuule, siin on veel üks õllepilt, et sa ju kogud neid. Aga lõpuks tuli Varro, et palun jätta järele, kuule, et lõpeta ära, miks sa saada mul õllepilti, aga kes alustas? Aga ses mõttes ikkagi nagu sõbrad ei ole, et mõni hommik, et kuule, lähme võtame nüüd hommikusöögiks, puhvet on juba lahti, teeme üks 3-4 õlut ja siis lähme saali. Ei, aga Varroga saab väga hästi juttu rääkida, sest et tegemist on tegelikult targa inimesega. Minu jaoks on ta lihtsalt liiga konservatiivne, aga ta on inimene, kes on kindlasti enda jaoks maailmapildi väga selgeks mõelnud. Sest ma mäletan teda tegelikult 90-ndast aastatest, Kloostri aidast, kus siis tiksusid VHK tegelased ja Johansonid ja igasugune muu siukene kirev kamp. Ja siis ta võttis küll veini või õlut meiega kogu aeg ühes lauas ja viskas nalja ja kuidagi, aga lihtsalt tema huumor ja meel on kas kadunud või niimoodi teisinenud, et ma ei leia seda üles või ei saa pihta.
peamine point, üldjuhul ikkagi ollakse sõbrad, mis sest, et uudistes... No vähemalt ei kakelda, jah. Ei no, seal on nagu niisugust aasi, mis näiteks Mart Helme harrastab niisugust lahedat nalja, et kui ma trükkisin selle särgi muutin, on punn ja kogusin Ukraina rindele ligi 100 000 eurot sellega, siis peale seda, kui Mart Helme mulle koridoris vastu purjetab, siis ta karjub juba kaugelt, muku on junn ja naerab ise. Et mis sadale vastad? Tervist ära suursaadik. Mina ütlen, et miks ka mitte, no mis ma ütlen, et mind see ei häiri kuidagi üldse, las ta teeb oma nalja. Me siin natukene seda 90. alguse Riigikogu tööd juba kirjeldasime. Las ma pakun, sellised pahed Riigikogus on evolutsioneerunud niimoodi, et see on nüüd puhas mu seljaaju tunne, mis ütleb, et riigikogulased suitsetavad sellisest ühiskonna keskmisest natukene rohkem, aga sellist hommikuni läbisegi õllejoomist on jäänud oluliselt vähemaks. Ma ei tea, kui palju ühiskonna keskmik suitsetab. Kas sul on mingi statistika? Mul pole õrna aimugi. Puhas loodusvaatleja pilk, eks ole. Tänavalt on ära käinud. Minu loodusvaatleja pilk ütleb, et suitsetamine on vist populaarne nooremapoolsete naisterahvaste seas. Mulle kuidagi jäävad rohkem silma. Ja Riigikogus, eks ole, kuidagi nagu see tundub, et see suitsunurk on ikkagi niisugune elav. No seda ikka, et suitsunurgas nagu see on ju vana tuntud teada tõsiasi, et kõige paremad mõtted tulevad suitsunurgas. Vaata Ossinovski, et Sahkna ja pöörasid riiki, eks ole, suitsetades nagu räägib rahvalegend. Ma loodan, et nad pärast seda mõlemad maha jätnud selle suitsetamise, et nägi, mis välja tuli. Ossinovski kohta ei tea, aga Sahknat näen ma küll konihambus mõnikord. Aga ma hakkan nüüd mõtlema, palju võivad Riigikogus suitsetada, äkki kuskil kas 10 või ehk 15 liiget umbes niimoodi. Õnneks on väga hea statistikat teha, kuna teil on 101 liiget. Siis no me võime mingi 10-15 prossa vahel on Riigikogus, ma ei tea, kuidas ühiskonnas on. Ma arvan, et ühiskonnas on vast suurem. Vist on isegi rohkem, aga võib-olla ei paista niimoodi silma. Aga mis puudutab nüüd sellesse hommikuni eri tööistungite ajal õllejoomisesse, siis lihtsalt inimesed on muutunud poliitkorrektsemaks, et puhvetisse seda ei näe. Aga fraktsioonide tubades? Küll, aga tõmmatakse jah, niimoodi, et ütleme kaameratest võimalikult kaugele, kas eraldi kabinettidesse või fraktsiooni tubadesse ja käib küll. Et selles mõttes ei erine Riigikogu, ütleme oma sellise eeskujulikkuse poolest küll mitte kuidagi ühiskonna keskmisest, et ikka võetakse. Aga jah, et kuidagi... väga naljakas on, aga suur osa poliitikuid on igaks juhuks kuradi ettevaatlikud. Mine tea, mis juhtub, kui ma selle õlleklaasiga või veinipokaaliga või mingi mulliga või šampaga kuskil vahele jään. Et selle asemel, et mõelda, et so what, eks ole. Siis nad hiilivad kuhugi, toovad majja sisse, eks ju, mitte ei osta puhvetist ja siis hiilivad kuhugi ja siis toimub, ütleme, töösektsioonides. Sinu tervis peab veel poliittööle sektsioonides vastu? Mina ei olegi väga sektsioonides, kui ma tahan õlut juua, siis ma lähen puhvetisse, mitte ei hakka neid tuppa tassima. Mitu õlut sul päevas läheb? Sõltub päevast. Täna pole ühtki näiteks läinud, aga kui ma toimetan, teen mingeid tekste, siis ma võtan hea meelega õlle kõrvale. Siis on juhtunud aeg-ajalt, mul on perioodid, kus ma joon alkovaabat õlut, võin olla eksperdiks sellel raskel teel, sest alkovaba õlu on enamasti kohutav kräpp, sellel ei ole õlle maitsega mingit pistmist, aga on erandeid. Valmermuisa ma julgen pakkuda. Valmermuisa on üks, eks ole ju, Klaus Thaler on, eks ole ju, Staropramen, Krušović, alkovabad, need oskavad. Ja siis oli meil ka üks naljakas episood Riigikogu puhvetis, kus on ka alkovaba õlu müügil. Ja samal ajal lõppes Saku Hele, mille mina sinna tellisin. Ja siis mina jõin oma alkovabat õlut, siis tuli Grüntal, õlleklaas peos ja hakkas parastama, et ma võtsin su viimase õlle ära, sa rohkem ei saa. Arvatas, et ma joon ka Saku Heledat, siis ma ütlesin, et Grüntal, siin on mitu kastist alkovabat, et ta oli pettunud. Kurat küll, et ta tõesti mõtles, et ta joob ennast viimase õlle ära. Kui seda juttu praegu kuulata, siis tegelikult, kui riigil on raha vähe, siis tuleks ikkagi alko- ja tubaka aktsiisi tõsta. Mina olen selle poolt muuses küll. Muide, täiesti... Eriti, mis puudub kanget alksi. See on nagu jumala kummaline. Mudel viina 7 eurot. Noh, täpselt, eks ole ju. Et see on nagu, ütleme, kui sa tahad väga head õlut, siis saad 3 heal, ütleme 3. Poest, ja. Mitte baarist. Ja. Et baarist saad sa 1, näiteks kui sa lähed siia samma kesklinna kuhugi.
nii et minu jaoks on see ka üsna kummaline, et kuidas see on nii läinud, et see viin ja üldse kange alks on nii odavad ja lahja alksi aktsiis siis on suurem ehkki kuidagi niisugune loogika ütleb, et see peaks ju olema vastupidi. Mis nimekirjas sa kevadel kandideerid Riigikokku? Kusjuures ma ütlen sulle täiesti ausalt, Rainer, ma ei tea üldse, kas ma kandideerin. Selle Eesti 200 nimekirjas kandideerimise otsustasin ma umbes nädal aega enne. Et Eesti 200 on kõik teised inimesed ka sellised, kellel ei ole nagu ütleme elu küsimuseks see, et kindlasti sinna uuesti pääseda. Seal on väga palju oma ala professionaale. Irja Lutsar, eks ole, kohe minna. Ma ei tea, kas ta saab otse teadust tegema minna 5 aastat või 4 aastat pausi on vahel, aga ega see ei tähenda, et ta on kõik asjad nurka visanud seal Riigikogus ja mitte millegi muuga ei tegele. Et kõige rohkem maksab ikka umbusaldada neid tüüpe, kelle kohta sa adud, et nad ei oska või nad ei saa mingi vähemalt võrdse palgaga mingit töö otsa peale seda, kui Riigikogu ära lõpeb. Ja need tegelased praegu võimlevad. Nemad kohtuvad, kui on meil telekas igasugused mängud või need saated, et Eesti otsib superstaari, siis praegu on sellel suvel... Poliitik otsib parteid. Ei, poliitik otsib parteid on üks telesaade, aga siis on see telesaade, et Riigikogu liige otsib valijat. Nad kimavad mööda Eestit risti-põiki läbi. Leopard otsib onni. Ja just see Riigikogu liige otsib valijat. Su hea kolleeg Rain Epler ütles mulle, et pakkus välja, et Tsahkna võib vaadata Reformierakonna poole, siis ta luges veel ette mõned inimesed Eesti 200-st, kes võiks vaadata teoreetiliselt sotside poole. No Eplerit ei maksa nüüd nii väga tõsiselt võtta. Ta desinformeerib vaenlast, ütleme siis niimoodi. Aga Epleril on ennegi olnud lahedaid ennustusi. Ta on mitu korda ennustanud, et see juba, ma arvan, 2023 kohe peale valimised ja järgmiseks aastaks on teie koalitsioon peekis. Ja siiamaani. Enam ta muide ei ennusta, eks ole, ja viimane aasta vähemalt seda. Aga neid ennustajaid on igasuguseid. Aga Rain Epleril ei ole küll nüüd mõtet karta, et teda Riigikokku ei valita, et sellise soenguga venda ei anna mitte kusagilt mujalt leida, nii et tal on kindlasti palju fänne. Mu sõbrad kutsuvad teda heatahtlikult, tal on muus väga hea huumorimeel, temaga ma saan hästi läbi. Meil on üsna sarnane huumorimeel ja siis ma rääkisin talle ka, et minu sõbrad kutsuvad teda indiaani nimega. Mees, kes oma juuksuriga tülli läks. Vastupidi, ma saan aru, on suured sõbrad. Epler ütles, et mida? Ma ise disainisin endale soengu, joonistasin ja juuksur lõikas täpselt projekti järgi. Kas ma selle vastuse saan sinu käest ära, et Eesti 200 selles või tulevastel valimistel, eks ole, poole aasta pärast või 30 aasta pärast oma nimekirjaga välja ei lähe? Ma arvan, et läheb. Siis see ei saa? Ei tea, me alati ei meenub, see tundub küll nii, aga samas, nagu ütleb mu enda välja mõeldud vanasõna, kukkuv tellis on pime. Mulle meenub Isamaa Liidu need korrad, kui nad on jäänud välja volikogust ja saanud ülinapilt Riigikokku ja vaata nüüd. Selles mõttes see pendel käib kohutavalt seinast seina. Ja üks kõige lollimaid, muidugi hasartne ja huvitav mäng on see, et vaatame reitinguid ja vaatame ja ennustame, mis juhtub. Ma väga täpselt ei tea, aga ei ole olemas seda uuringufirmat, kes oleks kas või ütleme enam-vähem täppi pannud, mis peale valimisi juhtub. Ütleme, mingid asjad muidugi ei saa puusse panna, et loomulikult Isamaa saab sisse. Aga siuksed, et kas parempoolsed või Eesti 200 saavad või ei saa, vara. Hetkel on teie reiting muidugi sealt juba vist rohelised paistavad juba põhimõtteliselt. Ma ei tea ausalt öeldes. Mul endal, ma ei ole väga spordijälgija inimene, et ma ei vahi ka jalka MM-i. Aga see reitingute värk on kindlasti üks spordiosa. Ja sellised, ütleme, tribüünil karjuvad ja sallidega, lippudega vehkivad, need pealtvaatajad on muidugi poliitikud ise. Muide, ütle mulle palun, miks Eestis ei ole korralikult käivitunud roheliste partei või roheliste erakond? Tulevad nagu targad inimesed kokku, kuulad jumala mõistlik jutt ja siis järsku kuskilt imbub sinna just nimelt roheliste erakonda, ükskõik mis nimi tal parajasti on, ükskõik mis juhid seal parajasti on, sinna imbub kuidagi selline imelik kamp, mingeid kanepikimujaid, vaktsiinivastaseid, mingeid torusiili joojaid, päikesetoitujaid. Nad on sealjuures selline pigem siukene väiksem, aga seda häälekam ja kuidagi jälle vajub ära.
jah, see, kuidas Suusunud rohelised peeki suutis keerata, see oli ka omaette ooper, mis oli ikka väga naljakas. Ma ei hakka sinna reklaami tegema, tal oli üks õudene bänd, et viimasedki tüübid, kes midagi rohelisest arvasid, nad jooksid plaginal üle välja, eks ole. Aga ma arvan, et tegelik põhjus, kui natukene tõsineda, võib olla selles, et meil oli ju tegelikult ajaloost ju teada, et meie pürgimine vabadusele või taasiseseisvumisele hakkas ju rohelistest, fosforiidisõjast ja muinsuskaitsest. 2 põhiasja. Ja üldiselt kõik, mis on sellest edasi juhtunud, siis ükskõik mis parteiga või mis maailmavaatega ennast tutvustatakse või arvatakse endast, siis seal on üsna korralik roheline programm kõikidel taga alati olnud. Ja vast sellepärast, et see on nagu mingi juurika tasandi värk, et see erineb absoluutselt näiteks Saksamaast või Prantsusmaast, kus ütleme keskkonnaprobleemid vajavadki täiesti mingit eraldi seisukohta või tutvustamist. Ja kui meie arvame, see on meil nagu, sa ei leia mingit parteid, kus ei oleks siukest mingit keskkonnavärki juba, ütleme, põhipunktides sees. Ükski partei ei ütle, et raiume kogu metsa maha. Jah, mahu küsimus, selle üle peabki kaklema. Jah, aga ütleme, et see on kuidagi meile fundamentaalselt omane äkki üldse Eesti poliitikale. Ja jube raske on leida siis ainult, ütleme seda ühe teema niši, mis on niikuinii juba igal pool lehvitab tiibu ja on täiesti olemas. No ja eestlane ikkagi selles mõttes on metsarahvas, et katsu sa linnas puu maha võtta ja sinna maja asemele ehitada. Ja metsarahvas. Esimese vabariigi lõpus, nimetame tinglikult esimeseks vabariigiks, oli vast seda metsamaad peas pakun kusagil heal juhul 25% või midagi siukest. Kas ta hullem ei olnud 19. sajandi lõpp, kui olid need Eestist meeletud välja rändad, eks ole, iga viimane kui koht, kus adermaassa läks. Oli põlluks haritud. Nii et ütleme, põldudest koosnevad maalappi ja selle elanik on väga raske nimetada metsarahvaks. Et praegu on nagu tõesti Eestis ilmselt kuskil vara uusajast saati on kõige rohkem metsa üldse. Seal juures ma mäletan mingisugusest Pääri reisikirjast või mälestustest, kuidas sõitis siis üle aastakümnete koju ja pööritas silmi, et kus võetakse metsa maha. Eks ole, tööstusrevolutsioon käis, puid oli vaja, eks ole, korstnad kerkisid. Täpselt, nii see oligi ja see kõik käis puidu peal. Ja selle metsa raiumisega on natukene nagu nooruse hukas olemine, et noorus on kogu aeg hukas, kuni tuleb järgmine noorus peale ja siis vaatad, et see on veel rohkem hukas. Et see eelmise poolt väga vigagi. Ja, see on nagu täpselt nii, see on nagu presidentidega. Või eurolauludega. Ja vanasti olid ikka kurat laulud, kus oli muusikat ka. Aga ma mäletan, kui Tanel Padar ja tema Piparkook selle euro kinni pandi, see tundus jube koole laul kõikidele. Ja nüüd, kui mingi Eurovisiooni raames, siis kõik muud kui, et näed, kui tore ja armas see kõik oli ja vaata, mis jama nüüd esitatakse. Ühesõnaga, see on hästi tüüpiline. See vist enamikes omavalitsustes kehtib see vanasõnaga parajasti võimulolijate kohta. See kehtib kogu maailmas. See ei erine eestlased mitte millegi poolest. Sa oled julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis. Ja sellest ma ei saa rääkida. Sest see on see komisjon, kus pannakse isegi telefoni ilusti seifi enne, kui sa lähed koosolekule. Räägi nüüd ära, miks telefon pannakse seifi? Kes seda pealt kuulab? Keegi ei tea. See on igaks juhuks lihtsalt, et sa ei lindistaks, et sul ei tekiks kihku näiteks, kui seal on aruanded ühe või teise julgeolekuasutuse kohta, et sul ei tekiks kihku näiteks hakata seda lindistama ja helistada Rainer Kergele ja öelda, et kuule, Kerge, et too mul 10 tonni, ma annan sulle infi näiteks, eks ole. Et see on täitsa elementaarne, et siukeses kohtades ei saa lindistada, see on salajane, seal on riigi saladus taga, see on täiesti normaalne. Ja selle kohta ma ei saagi midagi muud sulle öelda ju. Aga ikkagi sa oled kartograafi perest pärit. Kaardistame natukene süvariiki. Muide, ka teine komisjon, kus ma olen väliskomisjon, seal on ka selliseid kohti, mida ei ole võimalik avalikult rääkida. Ikkagi, kaardistame süvariiki. Mina ei ole sellest terminist kunagi aru saanud. Kas see oli ka Kaabude pere, kus see süvariik tuli? See tuli USA-st ja USA võttis selle Türgist, õigemini ühe politoloogi
definitsioon Türgis vist 70. lõpus, 80. alguses toimunud, Toomas Hendrik Ilves seletas seda mulle mingis samasuguses intervjuu formaadis, eks ole, et seal oli selline väike kindralite tagatuba, kes siis otsustas kõik asjad ära. Kõik asjad ära, vajadusel vahetas presidendi, eks ole, hästi pehmelt, hästi vaikselt. No meil kasutatakse seda asja ikka täiesti meelevaldselt, sest et mina ei ole 91. aastast, kui me uuesti iseseisvaks saime, näinud ühtegi süvariigi ilmingut. Seda juhtub muidugi, et poliitikud tulevad kusagil kokku mingis, ma ei tea, kuskil Baieri keldris või poogen kus, eks ole, võetakse õlud ja arutatakse, et mida teha, keda surnuks rääkida, kuidas edasi minna, see ei ole süvariigi ilming. Sest Eestis on ikkagi nii, et kuna sa põrkad opositsiooni või teiste arvamustega üsna kiirelt kokku, siis sul ei ole võimalik seda mingi väga tagatoas mitte midagi ära otsustada. Ma saan aru, et seda süvariigi üks võimalik definitsioon ja niimoodi teda vist... Mina saan aru, et süvariik on kõik see, mis Helmedele ei meeldi. See definitsioon, millest mina olen aru saanud laiemalt, on see, et see on nagu niisugune ametnike tagatubade ülemvõim või niisugune, ma ei tea, et niisugune kantslerit tuleb kokku, kantseritel ongi see koosolek olemas, eks ole, tegelikult ka, aga et mitte sellel koosolekul, kus nad arutavad parasti, mis eelnõud... Nad teevad mingi veel ühe koosoleku. Ja selle koosoleku all on koosolek, mis on suurem kui see ülemine koosolek. Ja see on see maakera värk, et maakera ees on maakera, mis on suurem. Ja siis otsustatakse ära. Ja sellest kõigest räägib raamat Sündikaat. Ja, muidugi. Kes on Sündikaadi autor? Issand, ma ei mäleta, mul on see olemas. See on minu... Ma jään sulle praegu vastase hulgu, ma ei hakka patterma. Teen kellelegi liiga. Aga mis puudutab aga ametnikkonda, siis sellega on küll Eestis pekkis ja käest ära. Ma isegi ei kujuta pilti, kuidas nendelt entusiastlikelt idiootidelt või nende nagu tiibu kärpida, sest et kui ikka sealt, ütleme, tõepoolest ministeeriumi, mitte ministri käest, mitte Riigikogust, ei tule siuksed tsirkulaarid või Eesti mingite kuradi täiesti idiootsete ametnike käest. Viimane, mis mind pani kõvasti pead vangut, oli Maanteede amet, sai hakkama mingi geniaalsusega, et tuleb hakata kooskõlastama Maanteametiga oma maasikamüügisilte tee ääres, eks ju, müüa maasikad. No see on ju lausdebiilsus, Kusjuures niimoodi, et tahad sildi panna, saadad sildi kujunduse ja mingi värgi Maanteametis. Sildi kujunduskomisjon. Seal istuvad mingid täielikud dibiilikud, kes siis otsustavad, kas ta silti tohib panna või ei tohi. No see on lollus kuubis, eks ole. Ja see toimub, aga okei, see ei lähe läbi. Nii hull see asi veel ei ole, et niisugused tottursed läbi läheks. Aga huvitaval kombel need kuradi ametnikud, nad iga mõne aja tagant katsetavad mõne samasuguse geniaalse ideega. No kohe vägisi katsetavad. Ja minu ainukene seletus, mis kuidagi, ütleme, tervele mõistusele loogiline tundub, et ametnikke on palju ja nad tahavad ennast kasulikuks teha või nad markeerivad tööd kartuses, et lõppkokkuvõttes, kui nad istuvad lihtsalt ja kratsivad perset, mida nad tegelikult ju teevadki, eks ole, sest ma ei oska seda sildivärki mitte kuidagi muud nimeta kui vaimseks perse kratsimiseks, siis nad lastakse ühel päeval lahti või hakatakse, ütleme, ametkondade arvukust, ametkondade liigirikkust vähendama ja seda nad ju kardavad hirmsasti. Siis nad mõtlevad endale ise mingid niisugused ülesandeid, et tõesti, et näeks siukest tüüpi lööks silma siniseks, kes selle välja mõtles. Aga ametnikkonna volituste kärpimine, nende korrale kutsumine on ju poliitikute endi huvides, sellepärast, et nad muudavad ju naeruvääristavad riiki. On. Ja eks seda tasakesi tehakse ka ja siinkohal ma pean kiitma oma kunagist pinginaaber Liisa Pakostat, kes võttis mingi paar aastakest tagasi kätte kõik need, ütleme, need soovituslikud pabereid, mis saabuvad Euroopa Liidust. Soovituslikud, eks ole ju. Mida ei pea üldse mitte järgima. Ja siis ta hakkas näpuga järgama, Liisa on hästi põhjalik ja tal on mingi, ma ei tea, tal on sama suur kannatus nagu sellel keskaegsel linnamüüril. Ja ta sai aru, et seal on mingi üle 60% on meie omad lollakad, on selle soovitusliku keeranud kohustuslikuks ja siis veel kõvasti vinti juurde. Mis on jälle endale töö tegemine? Ja see on endale töö tegemine muidugi. Ja siis selle seisukoha pealt nende eurodirektiivide pealt on kott kõvasti kokku tõmmatud.
ja nüüd tuleb ette võtta sama kuradi Maanteeamet või mis iganes amet see on, kus mingid nii debiilsed asjad tulevad. Või me lugesime see, minu meelest oli see, see tuli sotsidelt see kuradi potipõllunduse põllumaa suurus. See lihtsalt jõustus praegu, eks ole, kuulge, tulge. Ma just tahtsin küsida, mis kuradi kolhooside siin ehitama oled hakanud? Ei ole, see on muuseas, meil on niimoodi, et see on sotsidest tulnud ja ma arvan, et kes meil oli, Hartmann äkki või? Sellel ajal vastu võetud ja jõustus nüüd. Ja nüüd avastati, et mida kuradit, et kuidas moodi siukene lollus on jõustunud. Aga see võtab ju nüüd kõik aega ja töömahtu, et see lollus ümber keerata. See muidugi, ma võin teile kõikidele potipõllastele rahul öelda, et see ei rakendu. See on nagu ka nii debiilne. Aga kujutad see pilti, mis sisse lipsab, eks? Ühe sõnaga veel, ütle kaamerasse ära, mis selle asja point oli. Ma ei tea, mis selle asja point oli. Point oli see, et ühesõnaga, kui sa kasvatad ma ei saa kurki, sellest aru, mis selle asja point oli. Kui sa kasvatad kurki, eks ole, rohkem kui 0,5 hektaril või rohkem kui 100 ruutmeetrises kasvuhoones ja müüd naabrimehele kurgi, eks ole, 20 sendi eest, siis sa oled suur tootja ja siis sul tuleb kogu paragrahvi rangusega kontrollitud. Meil on väga palju neid suurtootjaid, kõik need Peipsi sibulavanad ja need tüübid, kes mingil kahel siilul kasvatavad ja sügisel siis seal Peipsi veerel need müüvad, et see on kõik ametnikkonnale veel täitmata ülesanded, et ütleme, tööpõld on lai, kallid ametnikud ja mõelge mingi muu idiootsus välja. Kuule, sa oled luuletaja. Nii on. Ütle mulle palun, kuidas sa talud seda keelt, mida sa pead seal igapäevaselt kuulma selles samas määruses, mida me siin praegu rääkisime. Tead, kuidas selle kurgi kohta öeldakse? Ei. Mitteloomne esmatoode. Aga see kõlab jumala poeetiliselt ja mitteloomne esmatoode. Luuletajana ma suhtun sellesse väga hästi. Kas te seksite ja sööte ka nende tegelikult tuleb nii teha, et mina, kui ma niisuguseid asju loen läbi, ega ei saagi aru. Siis on see, et siis tuleb kasutada AI abi. See tõlgib üsna mõistlikult ja kiiresti selle mitteloomse kuradi toote. Ütleme, et Juku-Kalle, vaata, see on kurk. Jah, täpselt, just. See on pööraselt naljakas. Ma sõitsin rongis paar aastat tagasi ja siis seal paar istet minust eemal istus siis kui ma nüüd õigesti aru sain, siis toonase Monstrum ministeeriumi ametnik, kes siis rääkis telefoniga niimoodi, et ma arvan, et raudteelähedaste asulate ja linnade elanikud ka kuulsid, kuidas ta karjus üle vaguni niimoodi, et kõik, kes ka ei tahtnud, pidid seda kuulma, kuidas ta mingisuguses seaduse eelnõus täiesti tarbetu sõna puit või sensitiivse sõna puit, kui sa ütleb puit, eks ole, inimesed hakkavad ju kuulama, mis te teete metsaga, suutis sõna puit asendada mõistega nüüd mul läks meelest ära, ma pean seda nüüd vaatama, mis asi see oli. Biogeenne materjal. No ongi, see on sellepärast, et mitte keegi kurat ei saaks aru, mida ametnik tegelikult mõtleb, eks ole. Ja veel on üks asi, psühholoogiliselt on muidugi nii, et kui ametnik on piisavalt loll ja nad on suures piisavalt lollakad, täiesti katastrofaalselt lollakad, siis on muidugi, et nad üritavad produtseerida inimkeelde tõlkimatut teksti, sest psühholoogiliselt jätab see ju mulje, et nad on väga targad ja teevad midagi väga tõsist. Vähemalt see mulje jääb neile endale. Kui sa kirjutad lause maja värviti tibukollaseks, 3 sõna. Kas meil jäi arusaamatuks, mis selle majaga tehti? Ei. Nii, ja kui sa nüüd annad selle ametniku kätte, siis sealt tuleb pool lehekülge. Teostati hoone fassaadi. Ära proovi, sul ei tule välja. Sa pead minema nende juurde kooli, kursustele, suvekursustele või midagi. Ma arvan, ühest suvest ei piisa. Mitu suve-tööd. Jah. Miks me seda talume? Kas seaduse mõte ei peaks olema see? Muide, Eesti riigi alusdokumendid, Tartu rahu ja põhiseadus väga hästi loetavad. Ütlevad, et seaduse mõte on ka selles, et see seadus oleks ühene ja arusaadav. Ma võtan lahti, aga nüüd ma pean tõlgi appi võtma pooltel. Kõige lihtsam asi, ükskord sattusin vaatama, see ei olnud küll mu oma koduvalla mingi teise omavalitsuse talvine teede puhastus, kord, eks ole. Kõik sõnad on nagu eesti keeles, aga mida öelda on tahetud, ma ei saa aru. Jaa, seda on juhtunud küll, et kui tuleb saali mingi seadusloome, siis üks või teine Riigikogu liige saadab selle vähemalt oma osakonda tagasi, et perse tõlkige eesti keelde. Lihtsalt see on arulage joga. Miks ei taluta seda? Seda ongi väga raske ausalt öeldes taluda. Et ma kujutan ette, et kõige keerulisem on veel nendel tegelastel, kes peavad lihtsalt menetlema või läbi lugema, aru saama ja otsustama, kas lasta suurde saali see asi või mitte. Ongi see sama näiteks põllumajanduskomisjon. Ütleme,
need kohad, mis tegelevad igapäeva kõige lihtsama eluga, eks, mis peaks olema justkui kõige selgem. Mul väliskomisjonis on õnneks nii, et mina selle jamaga kokku ei puutu, sest et komisjonid tegelevad erinevate valdkondadega, mis on üsna mõistlik. Kui kõik 101 tegeleks kõikide asjadega korraga, siis saaks esialgu küll palju nalja, aga pärast oleks päris valus. Ja väliskomisjon teatavasti, eks ole ju seadusloomet kui sellist, see esitab suurde saali üliharva. Seepärast välispoliitika prioriteedid on meil ju paigas, et seal ei ole nagu suurt mõmmigi muuta. Ja üsna ka erakondade üleselt, et ma ei mäleta, et meil oleks nagu üheski välisküsimuses, millega mina igapäevaselt näiteks tegelen, oleks tekkinud saalis isegi mingit suuremat vaidlust. Et need asjad hääletatakse üsna kiirelt läbi, sest eks inimesed saavad ju, kui sa mingi siseprobleemi kallal kakled, siis on alati mingi 100 võimalust mingit asja lahendada, eks. Aga välispoliitika osas on kõik enamasti siiani, ma arvan, et kõik Riigikogu koosseis on üsna ühte meelt olnud. Et see kõneleb meie iseseisvusest, välissuhtlusest, et meid tunnustatakse, et me ei läheks kellegiga raksu, et me ei teeks mingit pöördumatuid idiootsusi ja nii edasi. See on siis nagu väliskomisjon on välissuhtluseks. Ja siis tuleb teil mitteloomne esmatoode. See on täitsa päris, vabandust, aga see on ikka, ma ei teadnud seda. See on nagu nii vahva sõna, et ma jätan selle mitteloomne esmatoode. See ei ole mitte ainult kurgi kohta, et ma võin... Isegi Kernes võib olla. Ma võin minna turule osta endale kilokese punast mitteloomset esmatoodet, mõeldes sellele maasikaid näiteks. Absoluutselt. Mitteloomne esmatoodet, vinge. Ma annaks sellele tiibile mingi sõnause medali, kes selle välja munes. Usaldus Riigikogu vastu, valitsuse vastu ja poliitikute vastu ei ela oma paremaid päevi praegu. Ja ütleme ausalt, et ma saan sellest inimeste sellisest usaldamatusest täiesti aru ja ma saan ka sellest aru, kui inimesed on riigi peale pahased. Ja see pahane, või see tunne, et asjad ei ole päris korras, tuleb sellest, et tehakse ridamisi asju, tehakse meeletuid kulutusi, mis jooksevad tühja ja millest justkui mitte keegi ei vastuta. No, mu lemmik näide, ma vabandust, ma intervjuusse kordan, aga ma mitte midagi saa teha. Maksuamet arestis inimese pangakonto, sest ta oli automaksu eest võlgu 7 eurot ja 75 senti. Ja see jäi mulle ka pähe, ma mõtlesin ka, et what? Ametnik oli jälle liiga agar. Ja nüüd palun väga, ma tulin täna rongiga, kiidan, jõudis Vaksalis Tartu-Tallinn rong õigel ajal. Aga see raudtee ei ole ikka veel valmis, ta pidi olema valmis, ma isegi mäleta millal. See remont venib ja venib, see toob riigifirmadele, ma ei tea millist mainekahju niikuinii, eks ole, millist rahalist kahju, mitte keegi ei vastuta, mitte keegi ei maksa ühtegi trahvi. Vot see on küll täiesti ajuvaba, ja see on see, et kui mingi ministeerium, mingi ametkond midagi otsustab, siis nad... Mulle tundub, et tihtipeale nad ei kalkuleeri või ei mõtle läbi ja tead, miks ei mõtle just nimelt selle pärast, et läheb perseks. Et mina pühin, eks ole, tolmu oma põlvedelt ja ütlen, ma ei tea, no juhtus. Samal ajal, kui näiteks kusagil erafirmas, kes siukse summadega manipuleerib ja opereerib mingi tüüp nii teeks, siis ma arvan, tal oleks kohtuasi, ta oleks kinni majja või vähemalt ta saaks tala ja tal tehtaks elu ebamugavaks. Et see on üks väga raju kitsaskoht, mis on muuseas omane kogu Euroopale ja mul ei ole isegi vastavat ettevalmistust ka juriidiliselt, ma ei kujuta pilti, kust kohast seda asja peaks parandama hakkama, sest arvestagem sellega, et kui me tahame panna inimesed millegest vastutama, siis sellele tekib vastu kohutav jõuõlg. Esiteks kohutav jõuõlg. Teiseks, kes tahab siis sellele tõepoolest vastutusrikkale kohale minna, kui sa üldse ühtegi viga ei tohi. Aga seal on kusagil on kesktee olemas. Mulle hetkel tundub, et me sellest keskteest oleme... Mulle tundub ka, et 100 kildi kaugusel ja et sina rõõmusid Elroni üle, kujutad pilti, rong jõudis õigel ajal, mis peaks nagu üsna elementaarne olema, kui on graafikus nii kirjas, eks. Aga mina rõõmusin jälle mingi mõned päevad tagasi Omniva üle siirelt. Pakk tuli kohale? Ei tulnud pakki veel pole, aga tuli juba minu onupoja Marti poolt detsembris teele pandud jõulukaart Tartust kohale. See oli paar päeva tagasi.
vanasti ringlesid need kirjad 30 aastat tagasi, et see kiri on käsitsi kirjutatud, prouad olid kirjutanud, mõned härrad ka ilmselt, et see kiri on teinud maakerale 10 tiiru peale, eks ole, ja toonud õnne ja kui sa nüüd seda kirjut saadad 10 inimesele edasi või 30, et siis tuleb sulle õnn ja tuleb neile ka. Ja muidugi mäletan neid ringkirju, need olid vahvad, ka neid kasutati raha välja pressimiseks. See oli siis internetieelne käsitsi kirjutatud asjad. Nojah, aga ma mõtlesin ka siiralt, kui ma selle jõulukaardi nüüd kätte sain enne siiski selle aasta jõule, et peab tunnustama omnivat, nad võiksid katsetada pudeliposti. Viskavad emajõkke, eks ole ju, ütleme, omniva ametnik. See läheb Putinile ju see. Ja siis on näha, kuhu läheb ja kellele ja kuidas. Kuule, palju riigikogulase töömeilile tuleb sellist haljas sõimu ja mõnitust, et kuule, et mida te teete selle, et pange ennast põlema? Mine ravile. Ei tule väga palju. Ei tulegi? See on üllatav. Ma ei tea, võib-olla minule isiklikult siukest hästi toorest sõim, seda tuleb mingi pigem, siis tuleb Facebook lahti teha, eks ole ju. Aga keegi enam meili on keeruline kirjutada, sa pead selle aadressi vaatama. Ma arvan ka, et need tüübid, kes teavad kõikidest kõike, teavad, kuidas riiki valitseda, kuidas maad kaevata, kuidas bussiga sõita, kuidas raudteed ehitada, eks ole, ja milline peaks olema laevaliiklus, et need vennad ei suuda meili üles leida. Et see on jumala selge, et need on kõige targemad tüübid, et nendel on alati, kui sa vaatad Facebooki ka, nende haridus on eluülikool ja siis kui vaatad töökohta, siis on mingi siuke lause, et lihtsam on öelda, kus ma töötanud ei ole. Ja siis elukoht on Soome. Kõige suuremad patrioodid. Kõige suuremad patrioodid elavad väljaspool Eestit, kes teavad kõige paremini, kuidas Eestit tuleks juhtida, mida tuleks teha, kes tuleks välja saata, kes kinni panna ja nii edasi, nii edasi. Ja huvitaval kombel on ka, et mul on paar korda elus juhtunud seda, et ma olen kohtunud tegelasega, kes on sotsiaalmeedias kõigi julgem, et ma löön sul kärsa lõhki või ma ei tea, kiviga pähe, et kui seda elus näed, vend on ilge argpüks, pugeja, tallalakku. Ostis sulle õlut ja palus vabandust. Kuule, sina oled see vend, kes kirjus. Ei no mis ma olin natuke vintis ja tead, ei sa vist on tore mees ja niisugune ja mis ei taksi seda järgmine edasi sõimata. Et ütleme, üksi toas olles, eks, selle arvuti äärese ülijulged vennad. Arvates, et sa oled üksinda internetis põhimõtteliselt. Ülijulged vennad, et Kuule, räägime veel julgetest vendadest nii palju, et vanalinna paarid ei ole sulle ju võõrad. Kusjuures juba on. Ega on, aga mis sa teada tahad? Kas ma mäletan õigesti, et Tarmo Kõuts, kes oli mereteadlane, värvati Hiina luure poolt ära just nimelt sellise toreda kõrtsipummelungi käigus. Võib-olla ma mäletan valesti. Ma ei tea, kas see värbamine kõrtsipummelungi käigus tundub natukene kahtlane. Igaks juhul ma vabandan, kui ma nüüd inimesele liiga tegin. Ma mõtlen lihtsalt seda ka, et kõrtsipummelungi käigus kedagi värvata. Värvata võib igasugust jura ajada, et ja siis peale selle võivad tal olla kohe lahtised lõuad ka, et kuule vaata, mis see tüüp ütles, eks. Ma arvan, et see on üsna palju peenem. Et see kõrtsi episood võib sinna juurde kuuluda, aga see ei ole ju, värbamine on ikkagi pikk protsess. Kas sul on lähenetud? Ei ole. Võib-olla selle mis ole äkki aru saanud? Siis pole sellest värvamisest mingit kasu, kui ma arvasin, et nüüd värvatakse, et mis mõttega. Ma arvan, et mul on liiga lahtised lõuad, et kui kellelgi on isegi see mõlkunud peas, siis nad teavad küll, et ma helistan kohe Õhtulehte. Aga teeme selle kokkuleppe siin ära, kui tullakse värvama, et siis helistan. Muidugi helistan, aga loomulikult helistakse. Oota, ma võin sulle selle kohta rääkida kepsaka loo, et meil kunagi, ma ei mäleta lihtsalt, mis poliitik see oli, aga kui ma olin eelmine kord Riigikogus, kes tuli vigisema, et ma pean hääletama mingis punktis niiviisi ja ma ütlesin, kui veel üks piuks tuleb, et ma pean kuidagi hääletama, siis tee lahti homne Õhtuleht. Ja peale seda ei ole mulle keegi tulnud ütlema, et kas oleks nagu viisakas hääletada. Kuna sa kogu aeg Õhtulehte helistada ei viitsi? Ma olen ju ise töötan, see on mulle vana armastus, ma töötasin Õhtulehes. Ärme sellest praegu räägi. Ei olegi mõtet, sest see viib Õhtulehe maine kohe alla.
No sa ei ole viitsinud kogu aeg Õhtulehte helistada seda enam, et saalist on kehv, eks ole, Riigikogu saalist telefoniga rääkida, inimesed võivad viltu vaadata. Küll aga sa kirjutad üsna, aeg-ajalt pead ikka sellist üsna online blogi, ütleme niimoodi, ja see viimane sai neist ka kaante vahele nüüd hiljuti. Ja selle nimi on Riigikogu kevade ja see käsitleb siis ööistungite perioodi. See on 2023 kevad ja sügis. See oli siis see periood, kus opositsioon mõtles välja, et nad esitavad nii palju protseduurilisi küsimusi, et ei jõuaks päevakorra kinnitamise juurde, mis tähendab seda, et istung põhimõtteliselt ei rakendu, ehk siis nii Riigikogu töö kui ka valitsus oli põhimõtteliselt ei saanud tööd teha. Teine asi ka, et esitada ühele või teisele eelnõule 1000 muudatusettepanekut, mis on kõik sama sisulised, seal on paar sõna ümber tõstetud, siis juriidiliselt on see justkui teine muudatusettepanek, mis siis tähendas seda, et sellel kevadel ja sügisel parlament sisuliselt, põhimõtteliselt tööd teha ei saanud. Et selle nimi on siis obstruktsioon, mis on nagu demokraatias väga vajalik asi, aga see keerati nii üle vindi, et ma arvan, et see tegi sellele tehnikale endale lõppkokkuvõttes kahju. Sest nüüd lõppkokkuvõttes ikkagi vanematekogu ja juhatus pead meetmed kasutusele võtma, et mingigi seadus sealt Riigikogust läbi läheks. Et see obstruktsiooni tegemine on tulevikus raskem. Just nimelt nendel lollide pärast, kes lihtsalt liiga kaugele üritasid purjetada nagu põhimõtteliselt ümber maakera, eks ole. Nagu see kiri, mis tuli sul Omnivast. Jah, täpselt. Aga raamat kirjeldabki seda perioodi ja mis seal saalis ei juhtu ju mitte midagi, seal oli lihtsalt kogu aeg ööd läbi, majast välja ei saa, siis kõik panid pidžaamad selga, see oli nagu niisugune vabakäiguvangla või niisugune mingi hullumaja osakond või pioneerilaager, kus magati graafiku alusel, igal ühel oli madrats oma kabinetis ja siis magamisgraafik oli seina peal igal fraktsioonil, kes mis kellani magab. Juba naljakas, ma olen pioneerilaagris käinud, eks. Kõik meenutas üks ühele pioneerikat. Ja siis puudus veel pasteerimine. Ehkki me Kadri Taliga arutasime tõsimeeli, et võiks mingi Grünthal ja poisil uksele hingi selle hambapastaga kokku määrida. Kuule, kas Riigikogus pood on alles? Ma mäletan, ei ole. Pood kaotati ära, ma ütlen selle 2013, kui ma eelmine kord olin Riigikogus, sest et poemüüja oli üks kõige värvikamaid tegelasi. See oli töötanud selles poes 77. aastast, kogu selle vaina aja siis töötanud ja siis enne, kui see pood ära likvideeriti, ma jõudsin seal 3 aastat käia kogu aeg istuda temaga juttu ajada ja ka mingid kepsakamaid lugusid üles lindistada lihtsalt. Kas see ka ilmub nüüd kunagi? Ma arvan küll, see Riigikogu pood, see eripood või nomenklatuuriline elu selles parlamendi majas, kus oli ülemnõukogu, eks ole. Et see oli ikkagi, see oli nii debiilne, et seda on ikka, need poelugusid oli ka, sa ju tead, et see on kõik olemas, aga kui sa kuuled selle kirjeldust, siis tundub see kuidagi nagu täiesti ajuvaba. Ja ma arvan, selle minu Riigikogu kevade raamatu eesmärk on ka, ma päriselt tahan ka, et inimesed saaksid teada, mis seal ööistungi kuluaarides toimub, kuidas inimesed aeglaselt, aga järjekindlalt järjest rumalamaks muutuvad. Sest kui sa oled 96 tundi järjest või ma ei tea 80 tundi järjest istungil, sul mitte keegi ei jää terveks vaimselt, usu mind. Mis ma tohin sulle nüüd siis järgmisteks eelseisvateks valimisteks soovida, et saa terveks? Ei, ma olen väga terve. Muuseas raamatut ma kirjutasin ka selle pärast, et mõistus säilita. Ma panin kirja, mida inimesed suitsunurgas puhuvetis, koridorides, ma ei tea, saunas, seal on ju saun, eks ole, kus igal pool mujal räägivad. Nii et see on siis selle, seadusloome taust, taustamaaling. Õnnestus Riigikogus 101 või 100 eksemplari maha müüa kohe? Ei, meil on fraktsioonis, osteti küll, ma ei tea, kui palju fraktsioonisekretäri, kes võib-olla ma arvan mingi 50 tükki äkki, aga ma olen üsna veendunud, et need tegelased, kes selle raamatuga ei taha meie fraktsiooni tulla ja seda raamatut osta, nad ei taha ka raamatupoes seda raamatut osta, nad saadavad mingi sugulase või sõbra poodi ja ma olen üsna veendunud, et kõigil neil on see olemas. Riigikogule niimoodi rae üles keelatud on raamatupoe uksed, ütleb, poiss, tule siia. Võta, mis endale tahad. Palametsa raamat jutustusi kodumajaloost, kus niimoodi nuhki oli joonistatud, kas see krae on üleval ja pilk luurel. Pikk mõntel seljas nagu liputajal. Lõpetame siin ära. Olgu.